Sulle ka üks piinade pihta. Tere! Seekordne Kultuuritehase saade on ühest kunstikommuunist Tallinnas, mis on tegutsenud juba mitu aastat ning mis asub Vana Kalamaja tänava merepoolses otsas ühes vanas ilusas majas. Ning siin on ühe katuse all nii kunstnike stuudiokorterid, Tallinna ja võib-olla Eesti kõige väiksem galerii, 6 ruutmeetri suurune metropol ja grafodroom, mis on graafikastuudio, mille on asutanud 3 noort naiskunstnikku. Lähme sisse. Kõik sisse! Grafodroomi graafikastuudiot peavad 3 noort graafikaharidusega naist. Britta Penno, Jaanika Okk ning Mari Prekup. Nad on kõik lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakonna ning olnud seal või on praegugi õppejõud ning just hetkel käib seal üks graafika valikkursus. Kuidas grafodroom alguse sai? Grafodroom sai alguse täpselt sellega, kui me selle ruumi endale saime. Siis me tegelikult tahtsime endale nii-öelda postülikooli, et kui me oleme omadega ülikoolis lõpetanud, et meil oleks tingimused ja võimalused graafika tegemas ja ka jätkata. Ja kuna päris koju sellist trükipressi ei vea, siis oli vaja, et oleks oma väike stuudio. Ja heade asjade kokkulangemisel me selle ruumi endale ka leidsime ja hakkasime seda üürima nii umbes 2 aastat tagasi. Siis siin toimus ka juba mingisugune galeritegevus ja olid kunstnikateljeed, eks ole? Jah, siis see maja juba mõnda aega töötas sellise kommuunina. Aga me siin sulandume hästi ja kõik ajavad oma asja. Ja mis ajast hakkas see pihta, et Eesti Kunstiakadeemia osad graafikakursused toimuvad siin? Tegelikult see käis juba natukene enne seda, meil oli ühe teise suurema grupeeringu Kessooniga, kes olid ka kõik EKA lõpetajad. Oli meil korraks üks ateljee, kus juba hakkasid valikained pihta ja teeme oma asju ja tellimusi ja niimoodi üritame seda stuudiot kogu aeg käigus hoida. Ja milliseid graafikatehnikaid saab siin teha? Igasuguseid asju. Kõiki sügavtrüki ja kõrgtrükitehnikad, kuna meil on see trükipress ja siiditrükki, siis mida väga palju kuskil mujal teha ei saa. Samuti on meil pimik, nii et me teeme fotovalgustamist. No sügavtrükkidest näiteks, mida me siin pidevalt viljeleme. Kuivnõel, ofort, siin on ka metsotinta valikained, mis on siuke eriti pikaajaline ja aeganõudev vanaaegne tehnika. Siis linooli lõikame ja siiditrükk on siis, mis on meil kogu aeg ka töös. Ja põhilised. Kas te lisaks Kunstiakadeemia kursustele annate ka workshoppe, kuhu tuli igaüks graafikatehnikaid õppima? Jah, põhimõtteliselt küll. Me ei ole küll nagu suurelt kõva häälega jõudnud välja kuulutada, aga siin on igasugused erinevaid projekte olnud. Omade seas kui laiemas ringis, kui 3 peale. See on mul vist üldse ütlemata, et meid on 3. Grafodroom on 3 tüdrukut. Ja kes täpselt on grafodroom? Grafodroom on mina, Britta, Mari Prekup ja Jaanika Okk. Meie 3 selle asutasime. Meie oleme grafid ja see siin on meie ateljee Grafodroom.
ja see on meie sugupuu, graafide sugupuu. Ja kas selline omaalgatuslik ettevõtmine on kuidagi, ma ei tea, pehmeks maandumiseks päris elusse või päris maailma pärast kooli lõpetamist noortel kunstnikel? Jah, ma arvan küll, et see pehme ja sujuv ja loomulik rada, kui sa tahad sama asja edasi ka ajada, mis sa tudengina alustasid. Et pead asutama oma väikse institutsiooni. Mul on paar kruvi ja kapipõhjas nööri. Kui olema peaks huvi, ma hukkan desertööri. Seal laual veidi juua, puuvilja ja biskviiti. Ma tahaks üles puua suurimat bandiiti. Mõistate mind hukka. Pistaksite pakri. Ei, puuri. Aga metsatukka saaks ime hea skulptuuri. Remo Randver on üks siinses kommuunis elavatest ning töötavatest kunstnikest ning lisaks on Remo see, kes kunagi aastaid tagasi siia majja kunsti ja kunstnikud üldse sisse tõi. Remo on kunstnik ning muusik. Tema muusiku nimi on Ignuar. Ka tema on lõpetanud graafika kunstiakadeemias. Ning lisaks on ta olnud tegev performance'i kunstirühmituse Sport, kes kunagi asustaski selle maja ning rajas siia galerii nimega Sport. Ma küsin tema käest nende asjade kohta lähemalt. Remo, räägi, kuidas see kõik siin majas alguse sai? Ma aastanumbrit ei mäleta, aga põhimõtteliselt Ville Kareliga panime EKA Foorumisse kuulutuse, kuna akadeemia Grata pandi kinni. Panime me pidime kõik kolima edasi Tallinnasse, et meid võeti EKA vabadesse kunstidesse üle. Siis panime kuulutuse, et me vajame mingisuguseid ruume siis ateljeedeks ja elamiseks ja niimoodi. Siis põhimõtteliselt samal päeval Liisa Pakosta kohe või oli see järgmisel päeval, igatahes üsna ruttu. Umbes pakkus seda maja meile, tulime Villega vaatama. See oli mingid ilgelt kola täis, siin all juba olid mingid asotsiaalid, olid akna kaudu elama kolinud ja niimoodi. Siis tegime maja korda ja siis sellest ajast peale põhimõtteliselt olemegi siin. Et sina ja Ville Karel Viirelaid olite niisiis rühmitus nimega Sport ja ka seda galerid kutsuti Sport. Selle nimeks saigi siis esialgselt kommuunsport ja siis galeriisport ja rühmitussport, nii edasi. See kõik oli nii seotud oma vahel, et kõik need asjad toimusid lihtsalt koos. Et minu meelest oli see aastal 2006 ja kas siis kõik see, mis siin majas toimus, oli põhimõtteliselt sama, mis nüüd, ehk siis kunstnikud elavad ja töötavad siin ning siin on toimub galerii? Ei olnud, sellepärast, et teine korrus oli siis, siin olid veel endised sundüürnikud teisel korrusel. See tähendab seda, et meil oli ainult esimene korrus. Galerii oli all, kõik oli all ja kõik oli oluliselt halvemas seisus, sellepärast, et meil ei olnud mitte mingit küttekehi ega midagi. Me panime põhimõtteliselt suurelt jaolt elektri ise kõik. Siin on head ruumid, kus ma saan teha lärmi oma, ma ei tea, lindistada siin. Ma ei pea sorge pärast muretsema, et ma ei tea, keset tööd kell 3 näiteks tahan kittra või midagi nii edasi. Et kuidas on elu kommuunis? Et see kõik on nii suhteline. Ma ei tea, nüüd täna sorge on siin, sorge muidu on kooliõpetaja. Meelad on tööl tavaliselt. Tuutu kuulab raadiot, mina käin ka tööl. Täna jõudsin ka 5 tagasi. Mis ta on, igaüks tegeleb oma asjadega ja siis üldiselt üheskoos tegeleme ka ühist asja. Ma ei tea, kuskil on vaja mingeid kaableid paigaldada või ma ei tea, mis iganes teha, mingid näitust planeerida, koosolekud ja nii edasi. Et on leitud kuidagi balanss eraelu ning ühistegevuse vahel?
No nagu alati see balanss on vaja leida, muidu ei ole võimalik eksisteerida lihtsalt. No, et muidugi, jah, on vastus. Peamiselt viimased 2 aastat olen ainult muusikaga tegelenud. Mõnes mõttes olen selle performance'i kunstist, selle nagu mõistes kui kunst olen suhteliselt loobunud või kõrvale jäänud. Aga siis nüüd ma teen muusikat. Ja just asja ilmus teine plaat. See on väljas selline. Mõnes mõttes eesmärgiks seadnud endale, et ma iga talv on ühe plaadi, et sellega ma peamiselt tegelen. Sa oled korduvalt öelnud, et sa tahad kunstist loobuda, ometi oled sa mingil määral seotud galeriiga ning ühtlasi korraldad muusika, kunsti ning luuleüritusi. Aga see kunstist loobumine, see ei olegi nii väga põhimõtteline või niimoodi. Ma ei saa öelda, et mul ei ole nagu nii-öelda puhta kunsti vastu midagi, aga seal on nagu väga palju asju, mis mind häirivad lihtsalt. Seetõttu, ma ei tea, tundub kuidagi igati mõistlikum, et see, mis ma teen, et ma ei nimeta seda enam kunstiks. Ma võin nimetada seda milleks iganes. Ma teen muusikat, ma aeg-ajal osalen mingites perfokates ka ja maalin vahepeal, kui üsna harva. Teen graafikat ja nii edasi. Et ma tegelen nende samad asjadega edasi. Küll ühel teisel määral on mingid asjad, mingisugune suhe muutunud. Aga ma ei taha seda väga kunstiks enam nimetada lihtsalt. No kas sa räägiksid natuke sellest ürituste seeriast, mida sa siin korraldad Pööningul? Jah, need on olnud tegelikult üsna vähe, need on olnud 3 ja 2 on üsna egoistlikult võttes on need olnud tegelikult minu plaatide presentatsioonid. Et need on suuresti sellepärast tehtud, et ma tahtsin teha plaadi preseka peo ja siis ma nagu ikka läksin liiale, et selle asemel, et võtta võib-olla mingi 2 esinejat peale minu veel, siis on olnud igal üritusel mingi 15 esinejat ja niimoodi. Et küll üks üritus ei olnud presekas, see oli lihtsalt kuidagi, see oli eelmisel suvel niimoodi. Et mulle esiteks meeldib väga see Pööningu ruum. See annab selleks hästi intiimse õhkkonna. Ja sama, ma ei tea, see kuidagi pakub pinget seal ürituste korraldamine. Ajab närvi küll ja ma ei tea, üks hüppab alt ja teine hüppab alt ja mis iganes jamad on alati. Aga mõnes mõttes on see lihtsalt huvitav. Et sellepärast ma teengi seda maal. Kui palju te teete siin tulevikuplaane, kui palju sa ise teed siin tulevikuplaane ja kui palju sa arvestad, et tegu on siiski arvatavasti ajutise nähtusega selle kommuuni näol? Ajutine nähtus on ta paratamatult sellepärast, et Liisa Pakosta hakkab seda maja tõenäoliselt nüüd renoveerima mingil hetkel. Seetõttu see on alati on mingisugune jutt, et me saame siin olla veel ala 3 kuud või niimoodi. See jutt on olnud algusest peale. Ma arvan, et see jutt on sellistes kohtades alati. Aga selles mõttes, et kui nii realistlikult mõeldes, siis muidugi teeme tulevikuplaane, ma ei tea, ala galerii remondid või mingid, ma ei tea, Sorgega just täna rääkisime, et võib-olla mingi baar teha kuskile, mis on igal üritusel avatud ja niimoodi. Et nii palju küll. Aga samas on alati teada fakt, et me ei saa siin igavesti olla niimoodi. Siin ei ole mõtet seda maja kuidagi pidada enda omaks või niimoodi. Ja kus saab sinu ja selle maja ürituste kohta infot? Praegu saab peamiselt Facebookist. Metropoli galeriil on oma Facebook, ma update'in seda. Saab ka minu Facebooki konto kaudu. See on siis Ignor nime all. Et ega mujalt tegelikult ei saagi. Eks ta sõnaliselt levib, aga samas meil on siin tegelikult nii vähe ruumi. Ja arvestades seda, kui palju ta levib, praegu senimaani ei ole seda probleemi olnud, et meil oleks mingi publiku puudust. Studied arts, there's some traffic, but it's so fucking far. This place is going to smell like hell, and I don't mind it. To smell. This place is going to
on üks siinses kommuunis tegutsevaid kunstnikke ning ka galerii Metropol 6 ruutmeetrit idee autor ja galerist seniajani. Sorge kohta võiks öelda, et ta on üks Eesti performance'i kunsti isasid. Ta alustas tegevuskunstiga juba 80-ndatel. Ta oli oluline õppejõud Akadeemia non gratas ning selle tegevuskunsti rühmituse asutajaliige. Ta on maalikunstnik, õppejõud, õpetaja ning juba mõnda aega on tema Tallinna ateljee siin majas. Sorge, räägi, kuidas sina siia majja sattusid? Mul ateljee tuli tarvis ja õnneks oli Meelandil pakkuda siin üks väike kunku. See oli teisel pool vastas, kus praegu poeet Tuutu elab ja siis oli niimoodi, et tookord elasin seal peaaegu aasta otsa, aga siis kukkus põrand alt ära. Ja siis ma ei saanud seal rohkem elada, see kukkus sinna garaaži alla ja siis ma kolisin siia, kuna siit läks see päris üüriline nagu välja. Ja siis sattusingi, hakkasin siin kõrvalruumi, kus see galerii on, hakkasin siia naeluseina lööma, et endale nari teha ja naelad ei tahtnud minna millegi pärast ja siis vihastasin hirmsat moodi ja mõtlesin, kurat, ma teen siia galerii hoopis tead. Et siis tuligi niimoodi, et magamistoas see galerii ja sellest ruumis siis see tööruum. Niisugune lihtne lugu tegelikult. Sellel galeril on äärmiselt uhke nimi Metropol ja samas on kõigest 6 ruutmeetrit suur. See on omamoodi kontrastne ja naljakas ja oskaksid sa öelda, mis on galeri Metropol nišš Eesti kunstimaailmas? Kõigepealt ma räägin tegelikult selle ära, kuidas ta Metropol nimeks sai. Selle nime ristiisa on tegelikult Peeter Allik. Peeter Allik, kui tegi mitte tööd, ühte monumentaaltööd ja Peeter Allik pikutas seal parasjagu ja ma mõtlesin kogu aeg, et mis selle galeriile pakkusin mitu nime välja, ükski ei sobinud ja siis Peeter Allik, kurat, sul nii pisike galerii, paneme talle Metropol nimeks, tead ju oligi asi otsustatud. Aga nišš on tegelikult selles, et siin nagu otsime tegelasi, pakutakse hästi palju. Siin ta on juba üsna pikalt, on juba täis. Ja järgmine on Toomas Kuusing näiteks. Ja ta annab siukse, kuidas öelda, ma ei oska seda päris täpselt seda nišši nagu öelda, aga ta on mingisugune siukene tutvusringkond või siukene üsna sisemine ringkond. Galeri Metropoliga on see naljakas asi, et see peaks olema täiesti tundmatu ja nurgatagune, et see on selles majas, mis on suhteliselt kinnine, kunstikommuun ja samas, kui ma käisin siin vist 1,5 kuud tagasi, oli siin Deutsche Welle võttegrupp
rühmituse Noolegrupp näitus sai tohutult laia vastukaja. Nad täitsid galerii rahapuruga, eks ole, rahas võis nagu kümmelda ning seda näitust sellest kirjutati nii Postimehes, Äripäevas, Helsingi Sanomates kui ka veel mingites Inglise väljaannetes, et kuidas Londoni metropolitan tuli siia Urkasse ka. Ja noh, see õnnestub tegelikult sedasi, et ei tohi nagu reklaami teha. Et siis inimesed tulevad. See on ainus lahendus, ma olen leidnud. Et ainus asi on võib-olla, mida saadetakse välja, et meilid, kui on näituse avamine, et siis mingile väiksele ringkonnale ja rohkem nagu reklaami ei tohi üldse teha. Et siis on nagu kõige parem, et siis need inimesed nagu tulevad siia ja just praegu saatsin külalised välja, nad käisid siin ka just näitust vaatamas Hispaaniast, Venemaalt ja siis üks eestlanna oli kaasas. Nendele ka ilmselt teatakse siukse alternatiivkohtasid ja siis tahetakse pakkuda ka midagi huvitavat alati, mis nagu on nagu teistsugune ja võib-olla natuke teise nišiga, kui ütleme traditsiooniline ütleme linnagalerii. Et ta annab mingisuguse seest iseenesest kasvamise tunde peal on ta nagu üles ehitatud ja ta on, kuna ta on oma majapidamise peal ja tõesti nagu oma magamistoast teed galerii, et muidugi laias maailmas on neid palju, kortergalerii nime all on tegelikult ütleme, kui üldiselt vaadata, aga tähendab, et ta nüüd nii pikalt on siin vastu pidanud ja Liisa Pakosta on seda nagu kuidagi hoidnud. Aga ma arvan, et Liisa on ise selles mõttes huvitav inimene, et ta on nagu EKAs vist siiamaani õpib veel ja ta on nagu kunstiteadlik inimene ja talle meeldib tegelikult, et siukene seltskond on. Nagu paha ei tee keegi ja närvidel ei käi väga ja pilli mängitakse ka suhteliselt, kui te Remo juures käisite, et ega ta siis ka üsna vaikselt tinistab ja nii edasi. Keskkond on tegelikult mõnes mõttes kunstnikule nagu oluline, sellepärast, et üksinda istud ateljees, kunstnik läheb välja, siis tavaliselt on siuke tüpaaž on selline, et joob ennast kusagil kõrtsiseks või silmini ja siis läheb jälle oma urkasse tagasi. Aga tähendab, et siis, kui on mitmekesisem see seltskond, siis nagu üksteist nagu hoitakse ka. Tahtsime perega kolida Kalamajja, meil oli kohe selline eesmärk ja otsisime vana maja, mis oleks remontimata, renoveerimata ja kus me saaks ise oma muinsusteadlikke seisukohti järgides korda teha. Ja tegelikult tükk sai natukene liiga suur või tänaseks on mul 5 last, võib-olla ka mitte liiga suur ja kogume praegu raha selleks, et seda maja korrastama hakata. Et maja tühjalt ei seisaks, siis ma olen ise Kunstiakadeemias muinsuskaitse ja restaureerimise eriala doktorant. Ja loomulikult, kui ma nägin Eesti Kunstiakadeemia listis, seal on selline list, kus on kõik üliõpilased, nägin, ma arvan, see oli Ville Kaarel Viirelaid, kes pani sinna kuulutus, et nemad otsivad soodsat kohta, kus ateljeed pidada. Siis saime kokku, lõime käed. Ja üsna peatselt, alguses me vist küsisime väikest rendiraha ka, aga üsna peatselt selgus, et need elamistingimused meenutavad siin ikka nii väga 20. sajandi alguse Pariisi või isegi 19. sajandi lõpu Pariisi niisugusi kunstnike kortereid. Et me loobusime ka sellest rendist ja oleme siiamaani selle suhtega väga rahul. Kas on mingisuguseid edasisi plaane selle majaga kaugemas perspektiivis? Tegelikult meie nägemuses see maja, mis on kunagine Vene kaupmehe poolt esitatud kaupmehe elamu ja tema ajalugu on selle poolest põnev, et siin Eesti ajal oli see piirituse vedajate kants.
et meie nägemuses see maja võiks olla ikkagi kogukonnakeskus või üks kogukonnakeskustest ka edaspidi selline avatud, et esimesele korrusele me plaanime kohvikut, kus kindlasti toimuks ka palju muud peale selle kohvi joomise ja siis teisele korrusele me tahaksime siis ise oma perega elama kolida. Aga kui kaua need kunstnikud võivad loota, et nad saavad siin veel eksisteerida? Nii kaua, kui me saame kokku vajalikku raha ja vajalikud paberid selleks, et siin majas remontima hakata, et selles mõttes ma ei oska seda kuupäeva öelda, praegu on ikka väga mitu aastat juba läinud. Esimese korruse kohvik jääb kindlasti ütleme, niisuguse avatud kohaks, kus kindlasti toimuvad kunstiprojektid edasi. Ja kui palju üldse sekkud kommuuni tegemistesse? Kas olete teinud mingid reeglid, mida tohib teha, mida ei tohi teha? No me oleme teinud mõned hästi lihtsad reeglid, et me oleme näiteks õue ära jaganud, et kes toimetab kus ja muid reegleid mulle praegu ei meenugi, et see küll ka, et me oleme palunud, et kõik need vähesed ajaloolised detailid, mis siin on, et need me tahame, et oleks säilitatud. Et neid maha ei lammutataks, aga see maja on üsna põhjalikult läbi uuritud, siin on tehtud muinsuskaitselised eritingimused, kuigi maja ei ole muinsuskaitse all, ta ei ole ei kultuurimälestisega ega ühelgi muul moel kaitstud, et lihtsalt kuna minu enda huvi on selle teemaga seotud, siis me oleme selle maja üsna täpselt läbi uurinud, mis on originaal, mis on hiljem lisatud, millised värviskeemid siin on olnud, milline on olnud algne korterite plaan. See maja on olnud siis 2 korteriga elamu. Aga kui palju sa oled kursis sellega, mida need kunstnikud teevad? Kas sa külastad näitusi, üritusi? Üritusi ma väga ei külasta, kuna mu töögraafik on nii tihe, et ma lihtsalt kõige parema tahtmise juures ei jõua mõni väga üksik kord, mis ma olen käinud. Aga näitusi ma olen küll vaadanud, ei päris tore. Ikka uhke tunne, kui oma koduõuel on nii mitu näitust ja kunstigaleriid, et minust väga hea tunne. Et on tegu omamoodi sümbioosiga metseenlusest ja vastastikku kasulikust tehingust? Vastastikku kasulik tehing, seda on nüüd nagu raske öelda, et kuna meil selles mõttes niisugune klassikaline rendisuhe ju puudub. Aga minu arust on väga tore see, et ikka akendes on tuld ja valgust ja inimesed tegutsevad nii öösel kui päeval, et kui maja elab, siis on see ju maja jaoks kõige parem. Kõige hullem maja jaoks on see, kui ta mingil põhjusel peaks tühjana seisma. Jah, ja see on ju ka mõnes mõttes kultuurilise kapitali kogumine, et seda kohta teatakse nüüd ka tänu sellele galeriile. No ma ise loodame ka, et kuna ma ütlesin, et see Vana Kalamaja 46 võiks edasi toimida kuni aegade lõpuni sellise avatud hoonena, tegelikult needsamad piirituse vedajad, kes siin kunagi tegutsesid, esimese korruse ruumid mälestuste järgi lammutasid nad tühjaks, seal oli neil koosolekute saal ja teisel korrusel ööbisid siis need mehed, kes seda salapiiritust sinna Soome vahet vedasid. Ja ühel teisel moel oli ta kogukonnakeskus juba tükk aega tagasi. Sellel, kui ma õieti mäletan, oli kas 6 või 9 laeva sellel seltskonnal, kes siin selle salapiirituse veoga tegelesid, nii et meri on lähedal. Miks mitte täna võiks see avatus olla teisel moel, et siin käiksid need inimesed, kes siin kultuurikilomeetril jalutavad, kes Kalamajja satuvad, keda see kant huvitab ja keda sellised vanad majad huvitavad. Ja mä poltan tupakan ja sitten toisen tupakan ja sitten mietin, josko soittaa